Tere, mina olen Janno Broberg ja soovin teile täna rääkida siis Kramer teleskooplaaduritest. Kui rääkida nüüd natukese Krameri ajaloost, siis Kramer on vägagi sellise soliidse ajalooga juba 95-aastane Saksamaa tootja, kes siis toodab teleskooplaadureid ja ka rataslaadureid. Teleskooplaadureid on 11 eri mudelit ja rataslaadureid on siis 18 eri mudelit. Täna me just näitame siis uut Krameri teleskooplaaturit mudeliga siis KT457. Tähendus on siis selline, et 4,5 tähendab tõstevõimekust 4,5 tonni ja 7 näitab noole pikkust ja KT on Kramer telehandler, siis ehk inglise keeles Kramer teleskooplaadur. Ja selle loogika järgi on siis Krameri teleskooplaadurite tootepuuga üles ehitatud. Kui ma ennist ütlesin, on 11 mudelit ja 3 suurusklassis, ehk siis kõige väiksem on, ma nimetaksin teda siis 2x2 meetrit masinaks, ehk siis 2 meetrit kõrge ja 2 meetrit lai. Ja mudel on tal siis KT276 ehk siis 2,7 tonni tõstevõimega ja 6-meetrise noolega masin. Siis järgmiseks tulevad keskmise suurusega teleskooplaadurid ehk siis 3-tonnise tõstevõimega alates ja 6-meetrise noolega kuni 4-tonnise tõstevõimega ja 7-meetrise noolega masinateni. Aga see konkreetselt siin KT457 vahetas siis välja varasema mudeli KT447 ehk siis tõusis tõstevõimekus 100 kilo võrra ja on üht-teist ka muid uuendusi siia lisatud. Ja see on ka esimene suure platvormi siis võimsusklassi masin, mis siis tähendab seda, et temal on laius 2,5 meetrit ja kõrgus on siis üle 2,5 meetri natukene. Ja kui on olemas taga hüdrokonks ja haakeseade, siis on võimeline vedama ka 20 tonnist haagist, mis on selline lisa plusse, kui antud masinale, siis annab võimalusi muudeks töödeks. Kramer on tuntud sellise robustse konstruktsiooni poolest, tal on jäik täisraam. Konkreetselt sellel mudelil on siis 15 mm jäme terasraam, mis lisab stabiilsust. Lisaks on laadimistöödeks on ehitatud siia sellised nagu kihvad või toed noolele, mille vahel siis, kui masinaga, kopaga kuskile siis materjalihunnikusse sõita, siis vähendab noole lengerdamist, ehk siis pikendab noole eluiga tunduvalt. Lisaks võiks tähelepanu pöörata Krameri kiirühendusele, kus on siis 50 mm sõrmedega 4-punkt kinnitus, mis on ka vägagi stabiilne ja robustne. Ja loomulikult on Kramer rõhku pannud juhi mugavusele ja on kasutusel igasugu erinevaid juhiabi lisasid. Ehk siis esimesena võiksime ära märkida siis survevabastusnupu siis lisaseadmetele, ehk ei pea enam minema kuskile kabiini sisse, laskma hüdraulikasüsteemis survet maha, et saaks vahetada mugavalt haaratseid, mis iganes asja, mis tarvitavad hüdraulikapili siis. Kramer teleskooplaaduritel on kasutusel siis suure panoraam esiklaasiga kabiinid, mis lisavad märgatavalt kasutusmugavust, kuna ei ole väljavaadet segavat horisontaalset sellist katuse või posti. Avades ukse siis on uuel mudelil lisatud selline sisse ehitatud nõgusus lihtsamaks kabiini siis ronimiseks ja väljaronimiseks. Ja lisaks tänu selle nõgususele on tekkinud ukse sisse selline väga praktiline tasku asjadele ja veepudelile, et saab ka siia suuremaid jooke panna. Et selles mõttes on märksa praktilisem ja tõesti mugavam sisse välja ronida. Et uks ise käib ka 2 osas lahti. Selle ülemise osa saab sulgeda siis ilusti seina külge. Et teise suure uuendusena võiks siis ütelda turvavõre, mis asub väljaspool kabiini, et sealt on eemaldatud üks pulk ja ülejäänud siis need pulgad on keeratud siis nurga alla niimoodi, et kui see siin operaator sees istub, et siis see pulga sein ei varja vaadet, ehk siis vaade läks märksa paremaks kabiinis sees olles. Siis ennem sai mainitud siis, et Krameril on erinevaid juhiabisüsteeme, näiteks on kasutusel Smart Loading süsteem, koosneb 2 komponendist ehk siis hüdraulilisest kopa raputusest ja kopa siis salvestusfunktsioonist, ehk siis saab salvestada kopa asendi näiteks tühjendamise asendisse ja hiljem siis ühe nupu vajutusega, kui minna täis kopaga näiteks laadima, saab kopa tühjendada ilma liigse tööta. Lisaks sellele on siis Smart Handling juhiabi lisa, kus on siis eel siis nagu automatiseeritud
3 režiimi. Ehk siis noole liikumine on tehtud juba selliseks poolautomaatseks ja on siis kopa laadimisrežiim ja on virnastamisrežiim ja siis on manuaalrežiim ehk siis, kus siis nool käitub täpselt niimoodi, nagu operaator ise soovib. Kopa laadimisrežiimi siis funktsionaalsus seisneb siis selles, et kui nüüd nool väljas kallutada kopp tühjaks, ütleme veoautosse, siis noolt alla tõmmates liigub ka nool ise sissepoole, et operaatoril jääb üks funktsioon tegemata. Ja kui ilusti nool jõuab alla, on nool juba sees ja uuesti siis uues nii-öelda laadimisasendis. Virnastamisrežiim siis on siis selline režiim, mis hoiab siis noolt, ütleme nüüd, kui riiulisse laadida, siis ta hoiab paralleelsust selle riiuliga, ehk siis on analoogne nagu laotõstukile. Ehk jällegi operaator ainult peab jälgima siis noole kõrgust ja ei pea siis seda noolt ise sisse välja liigutama. Et see jällegi aitab nagu operaatoril aega kokku hoida, lisaks ilmselt väsitab operaatorit vähem ja lõppkokkuvõttes on mugavam töötada. Ja kui kasutada koos siis seda smart handlingut ja smart loadingut, siis ma usun, et näiteks viljalaadimisprotsess veoautodesse on märksa kasutajasõbralikum ja ka kiirem. Ennist sai räägitud ka siis Kraameri sellest 7-tollisest displeist, ehk siin pole enam analoognäidikuid kasutuses ei ole. Ongi 7-tolline display, mis on siis kasutusel kõikide siis selliste funktsioonide lülitamisel ja oluliste siis näidikute jälgimisel. Et võiks siis välja tuua siis selle üldise loogika, et siis juhtimine käib sellise rulliknupu abil ja siis näiteks F1 all on kogu siis masina selline tehniline informatsioon, kütusekulud, töötunnid, kui palju hoolduseni aega on. Siis F2 all on siis ka ennem räägitud siis hüdraulika töökiiruste valikud. Ehk kui on soov panna näiteks tööhüdraulika aeglasemaks, siis kinnitada saab nupule valiku vajutamisega ja kui on vaja näiteks panna kiiremaks, siis uuesti vajutada nupule ja siis ta kinnitab ära ja siis siin samas ta ka kuvab ilusti seda tööhüdraulika kiirust. Ja F3 on siis nende lisahüdraulikaliinide õlikoguse muutmine siis. Ehk ka väga lihtsalt selle rulliknupuga saab siis protsentuaalselt vähendada õlikogust siis silindris. Et see on ka selline mugav lisa, et ei pea minema kuskile siis kas käru juures midagi kruttima või siis lisaseadme juurest. Ja siis see nupp meil, mis siin vilgub, ongi siis ütleme üks olulisemaid nuppe üldse teleskooplaatoril. Siin on siis erinevad siis rattapööramisfunktsioonid. Et teadupärast teleskooplaator siis on võimeline pöörama kõiki rattaid ja lisaks siis ka mingisugustes eri variatsioonides. Et siis hetkel ongi peal 4 ratta keeramine, siis esimene funktsioon on siis ainult esirataste keeramine, kus tagarattad on fikseeritud. See režiim peab siis olema kasutusel transporditöödel, kuna teleskooplaator muidu ei võta 40 km tunnis välja, kui ei ole valitud siis seda režiimi, turvalisuse pärast siis. Manööverdamisel on siis kasutusel võtta kõige mõistlikum 4 ratta keeramine, siis on väga väike pöörderaadius, selline mugav kuskil siis manööverdada. Siis on selline krabikäik, kus siis masinarattad on kõik välja keeratud ja saab nagu külg ees liikuda. Ja uuendusena siis 4. funktsioonile nüüd on siis sellest aastast saadaval manuaalne krabikäik, et ehk siis lihtsalt siis selestatult on see siis selline, et tuleb keerata tagarattad mingisugusesse välja keeratud asendisse, valida siis see režiim ja siis jäävad need tagarattad, siis jäävadki lukustatuna selle nurga alla. Ja mida võiks välja tuua on see, et Kraameril on standardvarustuses on siis tööhüdraulika kiiruste seadistus, ehk siis on olemas 3 kiiruse režiimi siin, mida saab siis valida vastavalt tööle ja vastavalt siis operaatori vajadustele või tunnetustele. Veel on standardis siis lisaseadme tööhüdraulika siis kiiruse seadistus, ehk siis kui on näiteks masinal järel kallutatav haagis, siis saab vähendada siin õli hulka kallutamissilindris, ehk siis haagis kallutab kiiremini aeglasemalt. Või samas, kui panna lisaseadmena ette hari masinale, saab harja töökiirust siis reguleerida siin mugavasti sellise pöördnupuga
täpselt siin display pealt vaadates, et ei pea mingisugust seal harja juures minema, mingeid klappe keerama või mis iganes muud tegema. Et kõike saab mugavalt teha juhi kohalt lahkumata. Ja samas kuvab ka siis tagurduskaamera siis pildi siia 7-tollisele ekraanile, et ei ole ka vajadust eraldi tagurduskaamera siis monitori jaoks. Loomulikult on ka Krameris liigutatav rool ja seadistatav, mis siis aitab eri kasvu siis operaatoril siin hästi mugavalt toimetada. Lisaks on ka veel plussiks Krameril eri värvidega grupeeritud siis lülitid. Ehk punasega on grupeeritud ohutuslülitid, rohelisega on grupeeritud hydraulilised lülitid ja siis halliga on elektrilised. Et annab sellise hea ülevaate, et kui sa siia hetkeks peale vaatad, et siis on kohe näha, et millega on tegu. Et ei pea otsima siis neid nuppe märkide järgi või mis iganes asja järgi. Krameri juhtimiseks on siis kasutusel 17 funktsiooniga joystick, millega siis käib kogu siis masina edasi-tagasi liikumine, kiiruste valik ja siis tööseadmete vahetus ja ka siis hydraulika juhtimine ehk siis noole liigutamine. Et antud mudelil on siis joystick kinnitatud istme külge, ehk on väga mugav, kui on auklik tee või põllu peal sõitmine, siis ei põru kuidagi ta operaatoril käest ära vajalikul hetkel. Aga siis väiksematel teleskooplaaduritel, mis on siis keskmise suurusega masinad, seal paraku on joystick kinnitatud siis kabiini külge, kuna kabiin on kitsam. Ehk siis suurema raamiga masinat on natukese mugavam ikkagi kasutada. Ja kasutusel on meil siis ka õhkistmed, et on vägagi mugav siis sõita sellisel põllul või auklikul teel. Siis veel võiks rääkida juhi abisüsteemidest või mugavuslisadest. On nüüd saadaval ka vasakpoolne käetugi, mis lisab siis sõidul mugavust, aga natukese peab muidugi ettevaatlik olema, et välja ronimisel teda ette ei jää. Ja siis liikudes siia tahapoole on siin selline võrdlemisi suur jahutusega laegas, kuhu siis on võimalik operaatoril panna oma joogid kuumal suvepäeval või siis ka söögid külma. Lisaks on siin uksel näha selline kiri nagu EcoSpeed, mis näitab siis transmissiooni tüüpi. Et Krameril on täishüdrostaatilised transmissioonid kasutusel, ehk siis on väga hea kasutusmugavusega, on kõik ühe joysticku all edasi-tagasi liikumine ja selle kasutaja jaoks on siis väga hea kasutada. Ja konkreetselt see EcoSpeed käigukast on siis selline, võiks öelda, keskmise taseme kast ja on olemas veel võimsam käigukast, mis on EcoSpeed Pro. Nende suurim erinevus on siis see, et EcoSpeed Pro kastil on suurem tõukejõud, ehk siis masin jõuab rohkem suurema jõuga sõita materjali hunnikusse ja siis rohkem materjali korraga siis koppa rebida. Ja teiseks, mis on veel suurem erinevus, on siis see, et EcoSpeed Pro kast on näiteks ökonoomsem, kuna maanteesõidul, transporditöödel vähendab mootori pöördeid siis EcoSpeed Pro kast 1550 pöördeni ja EcoSpeed kast siis 2000 pöördeni, ehk siis selline 10% kanti kütusekulu võiks olla täiesti reaalne transporditöödel. Ehk on siin mõeldud ka siis kütusekulu ja kõige muu peale. Et edasi liikudes siis on näha siin tagaosas on siis kütuse hydraulikapaagid on toodud siia ilusti üles, täitmised just, et on mugav täita ja lisaks ei teki tolmu ega muud saastet nii kergesti sinna, kuna asuvad kõrgel. Siis mida võiks veel tuua välja, siin on toodud välja määrdepunktid masina juures, et ei peaks klient ronima siis masina silla alla määrima ega kuskile sellistesse raskedesse kohtadesse, et keerulisemad punktid on siis välja toodud ja loomulikult on võimalik masinale eraldi veel saada juurde keskmäärimissüsteemi. Praktilise lisana on ka siin masina taga raskustes 44-liitrised panipaigad, mis on siis võtmega avatavad ja siia saab näiteks panna sisse mis iganes, kas mingisuguseid veokette, selliseid muid tarvilikke asju koorma sidumiseks või siis masina hooldustarvikuid või mida iganes veel. Et igatahes on väga praktilised. Ja juba ennem sai räägitud korraks siis haakeseadmest. Krameril on ka valikus mitmeid erinevaid haakimisvõimalusi. Et siin on konkreetselt näha siis hydrauliline haakekonks. Lisaks sellele on võimalik saada ka veel haakeredelit ja muid lihtsamaid variante. Konkreetsel masinal on siis hüdropidur, aga on ka valikus õhkpidur, kui on
kasutajal näiteks ainult õhkpiduriga haagised, siis saab ka Kraamerile tellida juurde õhkpiduri komplekti. Siis see huvitav asi siin on tagurduskaamera, mis siis kuvab ekraani ilusti pildi ekraanile, kabiinis asuvale 7-tollisele peaekraanile. Lisaks siis hüdrokonksule on siin ka olemas kasti haagise kallutusfunktsioon, mis tuleb siis kaasa selle hüdrokonksu komplektiga, et mida ka sageli ei taipa, kliendid võib-olla isegi mõtelda, et neil võiks vaja olla, aga meie siis teleskooplaadur tegelikult seda nagu võimaldab. Ja rehvi valik loomulikult on vägagi lai. Nüüd kevadest on siis saadaval isegi kuni 550 mm laiusega rehvid, et kes on rohkem selliseste pehmemate kohtade peal sõidab ja põldusid mööda, siis see tallamine on palju väiksem ja kasutusmugavus ka omakorda suurem. Et alates siis sellest kevadest on kõik Kraameri mootorid vastavad Tier 5 heitenormidele, mida on ka siit näha, et on kõiksuguseid heitgaaside puhastusseadmeid siin pandud hulgim. Ja mida võib veel ütelda, on kapoti avanemine päris kõrgele, et saab ka vägagi pikk mees saab siin all ilusti toimetada, et ei peaks pead ära lööma ega mõtlema selle peale. Mida võiks veel välja tuua, et Kraameril on hästi lahendatud siis õhu läbi ringlus siis mootorist. Ehk siin on näha, on ligemale ruutmeetrine võrgustatud pind siis kapoti esiosas, mille taga siis asuvad kogu siis jahutussüsteemide radiaatorid, ehk siis õhuvool läbi mootori ja mootori jahutus on vägagi tõhusad. Ja teisest küljest söeõhk jällegi liigub tagant välja mitte vasta maapinda ega mitte vasta kabiini, vaid siis horisontaalselt masinast eemale. Ehk siis ei tolmuta heitgaasid kuskil tolmuses keskkonnas seda põrandat ja ei tekita lisaprahti siin masina ümber. Ja kasutusel on siis Deutz mootorid kahes eri võimsusklassis. Võiks veel näidata siin seda, et on toodud siia juurde avatav siis klapp, millega nüüd on hõlpsam siis mootorid, neid radiaatoreid siin puhastada, kui on näiteks vilja laadimine või selline tolmune keskkond, siis sageli tuleb ka ikkagi masinat puhastada ja siis varasemalt oli see polditud, see klapp siin, aga nüüd on ilusti selliste käsitsi keeratavate mutritega avatav ja saab masinat siis lihtsamini puhtaks teha. Ja loomulikult on reverseeritav ventilaator olemas varustuses, et vajadusel siis lihtsalt läbi puhkuda masina radiaator ilma suuremat vaeva nägemata.